kõigepealt tuleks meelde tuletada mõisted kineetiline ja potentsiaalne energia. Need olid siis mehaanilise energia kaks alaliiki. Ja kineetiline energia oli siis seotud kehade liikumisega. Ehk siis tegemist on liikumise energiaga. Ja potentsiaalne energia on siis kehade vahelise vastastikmõju energia. Ja kui me nüüd mõtleme nende tegelaste peale, kellega me oleme siin juba paar kuud tegelenud, ehk siis molekulide peale kehas, siis molekulid kahtlemata liiguvad, ehk molekulidel on olemas kineetiline energia ja molekulid mõjutavad üksteist vastastikku, ehk siis molekulidel on olemas ka see vastastikmõju energia. Ja kui meil on siis mingisugune keha ja siin on siis, eks ole, mingisugune hulk molekule, siis igal molekulil on olemas mingisugune hulk kineetilist energiat ja mingisugune hulk potentsiaalset energiat. Igal molekulil on siis oma kogus. Ja keha siseenergiaks nimetataksegi siis kõigi molekulide kineetiliste ja potentsiaalsete energiate summat. Ehk siis kui nüüd see panna matemaatilise sümboli abil kirja, ma ei tea, kui palju te olete seda kasutanud, eks ole, see on summa märk. Mis ütleb siis, et kokku tuleb liita kõik liidetavad ühest n-ini. Ja eks ole, see I on siin siis see, millele siis antakse järjest väärtus ehk EP1 pluss EK1, EP2 pluss EK2 ja nii edasi kuni siis viimase molekulini välja. Nii et see on siis kõigi molekulide kineetiliste ja potentsiaalsete energiate summa. Kõlab lihtsalt. Aga selle välja arvutamine on sisuliselt teostatamatu. Sest me nägime, et ka kõige väiksemas kehas on väga palju molekule ja teada mingil ajahetkel kõikide molekulide kineetilisi ja potentsiaalseid energiaid on võimatu. Nii et see valem on ainult teoreetiline ja temal mingit praktilist kasutamise võimalust ei ole. Lihtsalt, eks ole, sellega me ütleme, et siseenergia on kõigi molekulide kineetiliste ja potentsiaalsete energiate summa. Ja seepärast erinevate protsesside kirjeldamisel vaadatakse mitte seda siseenergiat ennast, vaid hoopis keha siseenergia muutub.
ja seda siseenergia muutu, noh, nii nagu igasugust muutu arvutatakse, et lahutatakse hilisemast väärtusest varasem. Ja seda siseenergia muutu tavatsetakse nimetada siis soojushulgaks. Nii et soojushulk kirjeldab meile seda, kui palju mingi protsessi käigus keha siseenergia muutub. Eks muutus võib olla positiivne, siseenergia võib kasvada, muutus võib olla negatiivne, siseenergia võib kahaneda. Ja nüüd on oluline lause. Nii et kui aineolek ei muutu, ehk siis protsessi alguses on tahke keha, protsessi lõpus on tahke keha, protsessi alguses on vedelik, lõpus on vedelik. Protsessi alguses on gaas, lõpus on gaas. Siis tegelikult me võime öelda, et see siseenergia muutus ehk soojushulk on võrdeline keha temperatuuri muutusega. Nii et see on siis temperatuuri muutus. M on keha mass ja C on siis keha materjali kirjeldav füüsikaline suurus ehk erisoojus. Noh, U on siis, eks ole, soojushulk. Ja soojushulka mõõdetakse siis samades ühikutes kui energiat ehk siis džaulides. Nüüd, kui siin natukene silma kinni pigistada, eks ole, siis me rääkisime sellest, et temperatuuri muutus Kelvini kraadides ja temperatuuri muutus Celsiuse kraadides on üks ja see sama. Ehk siis, eks ole, kui vesi või noh, siis tegelikult korrektne oleks öelda, et jää sulab 0 Celsiuse kraadi juures ja vesi keeb 100 Celsiuse kraadi juures, siis, eks ole, on nende temperatuuride erinevus 100 Celsiuse kraadi. Kui me nüüd läheme üle Kelvini skaalale, siis jää sulab 273 Kelvini kraadi juures ja vesi keeb 373 Kelvini kraadi juures ehk ka nende temperatuuride vahe on 100 Kelvini kraadi. Aga on ju, kuna me oleme teiega kokku leppinud, et me arvutame teiega eranditult Kelvini kraadides, siis ärme siin ka seda kokkulepet murra, ehkki siin võiks neid Celsiuse kraade kasutada, aga et mitte tekitada peas segadust, et kus võib ja kus ei või, siis jätkame meie arvutamist Celsiuse kraadides. Ja viimane asi enne esimest näidisülesannet on siis mõiste erisoojus. Eks ja kui meil on erinevast materjalist valmistatud kehad, noh, 3 erinevat materjali
ja nad kõik on sama massiga. Ja kõigi temperatuuri muut on üks ja see sama. Ehk siis 1 Kelvini kraad või ka siis 1 Celsiuse kraad. Eks ole, muutus on 1 Celsiuse kraad. Siis need soojushulgad, mis seda põhjustavad, on erinevad. Ehk siis mõne materjali temperatuuri on võimalik suurendada lihtsamalt, mõnel aga raskemalt. Ja erisoojus kirjeldabki siis, eks ole, seda energiakogust, mis on vajalik 1 kilogrammi antud aine soojendamiseks 1 kraadi võrra. Ehk siis on ju, mul on näiteks, ma ei tea, vask. Ja kui ma tahan nüüd seda vaske, mida on mul 1 kilogramm, ma pean vaatama sahtlist raamatut. Kui mul on, eks ole, 1 kilogramm vaske ja ma tahan seda vaske soojendada siis 1 kraadi võrra, siis, see on, nii, võtame siis teise tabeli. Metallid. Nii, kui ma tahan, eks ole, vaske soojendada 1 kraadi võrra, siis pean mina sellele vasele andma umbes 390 džauli energiat. Kui mul on näiteks vesi vedelas kujul ja ma tahan 1 kilogrammi vett soojendada 1 kraadi võrra, siis ma pean talle andma 4200 džauli energiat umbes. Ja võtame mingisuguse gaasi ka, näiteks õhk, on ju õhk, mis ei ole küll gaas, vaid on gaaside segu. Ja kui mul on siis 1 kilogramm õhku ja ma tahan seda siis soojendada 1 kraadi võrra, siis pean ma andma 1010 džauli energiat. Materjali on sama palju, materjali temperatuur muutub sama palju, aga selleks muutmiseks vajan ma erinevates kogustes energiat. Nii et ma võin öelda niimoodi, et erisoojus kirjeldab siis mitte küll otseselt, aga kaudselt seda, kui kiiresti antud materjal soojeneb või jahtub. Ehk siis, eks ole, kui mul on kasutada ütleme sama 4200 džauli energiat ja ma kulutan seda vase vee ja õhu jaoks, siis, eks ole, vesi soojeneb ainult 1 kraadi võrra. Õhk 4 kraadi võrra, aga vask rohkem kui 10 kraadi võrra.
ehk siis erisoojus näitab meile seda, kui kiiresti antud materjal soojeneb või jahtub. No loomulikult, eks ole, siin mängib rolli ka see, kui palju mul seda ainet on. Aga kõik muud tingimused on võrdsed. Massid on võrdsed, energiavood on võrdsed, siis suurema erisoojusega materjal jahtub aeglasemalt ja soojeneb ka aeglasemalt. Aga nüüd siis esimene ülesanne, mis võiks liigitada siis titekate hulka. Ja näidisülesanne M. 2 kilogrammi alumiiniumi hakkas jahtuma 150 Celsiuse kraadi juureks. Milliseks kujunes alumiiniumi lõpptemperatuur, kui jahtumisel vabanes 90 kilotšauli energiat ning alumiiniumi erisoojus on 900 džauli kilogramm kraadi kohta. Mass on 2 kilogrammi. Ta hakkas jahtuma. See tähendab, et tema algtemperatuur on 150 kraadi. Ja meie oleme siis kokku leppinud, et kõik need Celsiuse kraadid teisendame Kelvini kraadideks, ehk siis liidame see 273 siia juurde. Ehk siis 150 Celsiuse kraadile vastab 423 Kelvini kraadi. Ja nüüd on üks väga oluline ja tähelepanu vääriv koht on see, et siin on öeldud, et vabanes nii mitu džauli, 90 kilodžauli. Soojushulk võib olla positiivne ja võib olla negatiivne, nii nagu igasugunegi muutus. Eks ole, kui hilisem väärtus on varasemast suurem, tuleb muutus positiivne. Kui hilisem väärtus on varajasest väiksem, tuleb muutus negatiivne. Eks ole, kui energiat vabaneb, siis tähendabki see seda, et hilisem väärtus on varajasemast väiksem. Alguses on energia suurem, energiat vabaneb ehk piltlikult tuleb kehast välja. Järelikult see sõna vabaneb toob mulle andmetesse siia 90 kilodžauli ette miinusmärgi. Ja eks ole, see kilo on siis 1000 korda põhiühikust suurem. Ja alumiiniumi erisoojus on siis 900 džauli, mis tähendab siis seda, et 1 kilogrammi alumiiniumi soojendamiseks 1 kraadi võrra on vaja 900 džauli energiat. Või siis võib ka öelda teistpidi, 1 kilogrammi alumiiniumi jahtumisel 1 kraadi võrra saame 900 džauli energiat. Ja küsitakse meie käest siis, et milliseks kujuneb alumiiniumi lõpptemperatuur. Eks siin selle ülesande lahendamisel tuleb siis kasutada seda teadmist, et igasugune muutus on hilisema ja varasema temperatuuri vahe.
ja saame siis selle T2 miinus T1 siia sellesse valemisse asendada. Eks ja T2 otsime. No mis tähendab on ju seda, et me peame kõik tuntud liikmed siit selle T2-lt kõrvalt kõrvaldama. Ja sulgude avamiseks on, eks ole, ju kaks võimalust. Üks on korrutada teguritega ja teine on jagada teguritega. Mõlemad viivad samale tulemusele. Aga mulle tundub, et jagamine oleks siin siis mõistlikum. Ehk siis, kui ma on ju seda avaldist jagan selle sulu kordajaga, vastupidi, Q jagatud C korda M-iga, siis jääb mul ühele poole see temperatuuri muutus, ehk siis kahe temperatuuri vahe. Ja on ju, kui ma viin liidetava teisele poole võrdusmärki, siis miinus tema ees muutub plussiks. Ja siia saab siis nüüd arvud asemele panna ja arvutada. Miinus 90 000 jagatud 900-ga ja jagatud 2-ga ja liita 423 saame vastuseks 373 Kelvini kraadi. Ja ehkki see pole absoluutselt vajalik, on ju, teeme siis väikese teisenduse ja saame, et see on siis, eks ole, 100 Celsiuse kraadi. Seda viimast teisendust ei ole vaja teha, kui ei ole küsitud, et väljenda lõpptemperatuur Celsiuse kraadides. Ehk siis, eks ole, kui alguses oli 150 kraadi Celsiuse kraadi ja lõpus oli siis 100 Celsiuse kraadi, siis see alumiiniumi tükk jahtus meil 50 kraadi võrra. Ja selle jahtumise käigus, eks ole, vabaneb siis energiat. Nii et on ju, kui temperatuuri muutus on positiivne, ehk keha soojeneb, siis on positiivne ka siseenergia muutus ehk soojusulk. Ehk keha saab energiat ja kui temperatuuri muutus on negatiivne ehk keha jahtub, siis on negatiivne ka soojusulk ehk siis see keha annab energiat. Kasutatakse ka konstruktsioone, et energiat kulub või pöördsõnana siis energiat vabaneb. Nii et kui me loeme tekstist, et me oleme kulutanud mingile kehale energiat ja selle keha aine olek ei ole muutunud, siis see keha on soojenenud. On ju, kui energiat vabaneb, siis see keha jahtub. On ju, kulutame natukene energiat, hõõrume käsi kokku
ja tunneme, et läheb soojaks. Eks? Kuulutatud energia läheb käte soojendamiseks. Räägime nüüd taas ühest sellisest asjast, mis ikka ja jälle meie juurde tuleb. See on energia jäävuse seadus. Ja räägime siin siis sellest, just nimelt selle siseenergia võtmest ja seda siis tuntakse ka kui soojusliku tasakaalu võrrandina. Eks, kui meil on mingisugused kaks keha, mille algtemperatuurid on erinevad. Noh, nimetame siis seda külmaks kehaks. Ja seda soojemaks kehaks. Siis on loodud tingimused energiavahetuseks. Ehk siis energia saab minna ühelt kehalt teisele. Ja siin tasub siis meeles pidada seda, et see siseenergia läheb alati soojemalt kehalt külmemale. Mitte suurema siseenergiaga kehalt väiksemale. Noh, nagu võiks loogiline olla. Vaid alati toimub energia üleminek soojemalt külmemale. Ja see üleminek kestab nii kaua, kuni kehade temperatuurid saavad võrdseks. Mis tähendab seda, eks ole, et üks keha kaotab oma siseenergiat. Ehk soojem keha, eks ole, kaotab oma siseenergiat. Ehk tema soojushulk selle protsessi käigus on negatiivne. Külmem keha aga saab seda siseenergiat juurde. Ehk siis tema soojushulk on positiivne. Ja nüüd tuleb mängu siis see energia jäävuse seadus, mis ütleb, et energiat ei teki ega kao, vaid see, kas muutub ühest liigist teise või läheb ühelt kehalt teisele. Ja siin on meil klassikaline energia üleminek ühelt kehalt teisele. Ehk siis on ju nii palju, kui palju soe keha energiat ära annab, peab külm keha energiat juurde saama. Ehk siis on ju Q1 pluss Q2 ja neid, eks ole, võib siin olla rohkem veel kehi, ma mõtlen. Siis kõigi nende soojushulkade summa peab kokku andma nulli. Ehk, eks ole, see soojusliku tasakaalu reegel võiks kõlada siis umbes niimoodi, et nii palju,
kui palju jahtuvad kehad oma siseenergiat kaotavad, saavad soojenevad kehad seda juurde. Ja vot seda reeglit tahaks nüüd kasutada näidisülesande N juures. Ja kui me nüüd ei peaks jõudma selle 13 minutiga, mis meil jäänud on valmis, siis proovige see kodus lõpuni pusida. Võib-olla tuleb teil põhikoolist meelde, et kui meil olid 2 keha, mis omavahel energiat vahetasid, siis me panime andmed kirja 2 tulbas. Soojakeha andmed ja külmakeha andmed. Kiire pilk sellele ülesandele ütleb, et siin on 3 keha. Järelikult me peame andmed panema kirja siin 3 tulbas. Ja no siin me ei saa väga kindlad olla. No ja üks on neist kindlasti kõige soojem ja üks on kindlasti kõige külmem, aga nimetame neid siis mitte soojaks, külmaks ja leigeks kehaks, vaid nimetame neid siis esimeseks, teiseks ja 3. kehaks. Eks? Ja meil on siis need kehad vesi, kivi ja klaas. Ja paneme siis eks ole kirja esimese keha massi, erisoojuse ja esimese keha algtemperatuuri, teise keha massi, erisoojuse ja teise keha algtemperatuuri ja sama siis 3. jaoks. Vee kohta on öeldud, et tema mass on 800 kilogrammi. Ja temperatuur on 10 Celsiuse kraadi. Ma teen kohe peast selle liitmistehte ära. 10 pluss 273 on 283 Kelvini kraadi. Siis on kivi, mille mass on 250 kilogrammi ja mille temperatuur on 100 Celsiuse kraadi. 373 Kelvinit. Ja siis on klaasitükk, mille mass on siis 100 kilogrammi ja algtemperatuur on siis 50 Celsiuse kraadi. Mis ta siis on? 50 pluss 273, 323 Celsiuse kraadi. Ja tüüpiliselt on ju selle koha peal ülesannete numbriline osa lõpeb ja siis tuleks otsida üles mingisugune tabel, kus kõik võimalikud aineid kirjeldavad seosed sees on. Aga ma olen siin teie eest selle töö ära teinud ja meil on kirjas ka, eks ole, erisoojused. Vee erisoojus 4200. Kivi erisoojus 800 ja klaasi erisoojus
840. Ehk siis, eks ole, vesi jahtub kõige aeglasemalt. Markus, siin tahetakse. Selle vesi jahtub kõige aeglasemalt ja soojeneb kõige aeglasemini. Kivi jahtub kõige kiiremini ja soojeneb ka kõige kiiremini. Ja meie käest küsitakse, et kui alguses panna vette kivi ja seejärel panna sinna ka veel klaasitükk, et milliseks kujuneb siis lõpptemperatuur. Me peaksime selle ülesande lahendamiseks kasutama järelikult seda energia jäävuse seadust, mida me siis siin nimetame soojusliku tasakaalu võrrandiks. On ju? Selleks, et neid kuusid omavahel liita, peaksime me kirja panema siis avaldised kuude arvutamiseks. No, ma katsun mahutada siia tulba alla need avaldised. Need avaldised on äravahetamiseni sarnased. Eks ole, lihtsalt igas avaldises on siis sellele kehale vastava suurusega indeksid. Ehk siis esimese keha puhul on C, M ja temperatuuri muutus indeksitega 1. Teisel kehal indeksitega 2 ja kolmandal kehal indeksitega 3. Ja näete, meil on selles mõttes nagu üsna kehva olukord, et meil on kõigis avaldistes 2 tundmatut. Aga on ju, me teame, et temperatuuri muutus on siis lõpptemperatuur miinus vastava keha algtemperatuur. Ma kasutan siin 3 värvi sellepärast, et teil säiliks ülevaade, et milline valem millist keha siis kirjeldab, eks ole. Sinine valem kirjeldab vett, punane valem kirjeldab kivi ja roheline siis klaasi. Ja teate, ma teen nüüd järjest 2 asendust. Ma asendan need deltad nende avaldistega siia soojushulga valemisse. Ja siis panen selle soojushulga valemi sellesse soojusliku tasakaalu tingimuse valemisse ja vaatame, mis meil järgi jääb. Meil tekib jube segane valem, aga meie õnneks jääb sellesse valemisse ainult 1 tundmatu suurus. Nii et ma kirjutan nüüd selle Q1 asemele C1 M1 korda T2 miinus T11. See oli nüüd see Q1 meil on ju. Nüüd kirjutan Q2.
ja ka Q3. Ja kui ma nüüd vaatan, et mida ma tean ja mida ma ei tea, siis eks ole, kõigis nendes liidetavates on ainult üks liige, mida ma ei tea, ja see on T2. Järelikult ma olen saanud sellise võrrandi, mis võimaldab mul küsimusele vastata. Vaatan kella ja mulle tundub, et me ei jõua siit sellest võrrandist siis lõpuni avaldada, aga ma panen siin video pausile praegu ja kui te välja lähete, panen ukse seestpoolt lukku, teen kiiresti selle valemi tuletamise teie jaoks ära, et te saate siis kodus lõpuni vaadata selle avaldamise. Niisiis, avame sulud. Ehk siis korrutame sellega, mis on sulu ees, neid, mis on sulu sees. Kasutan jätkuvalt värve, et siis erinevatest valemitest tulenevaid liikmeid eristada. Ja kõik see on võrdne nulliga. Ma märgin ära nüüd need liidetavad, mis sisaldavad tundmatut. Need on siis need, kus on tegur T2. Ja näete, kõigi tuntud liikmeid sisaldavate liidetavate ees on miinusmärgid. Ma tõstan nüüd need liidetavad teisele poole, sinna, kus see null on, eks ole, ja kui ma tõstan liidetavat üle võrdusmärgi, siis miinusmärk selle ees muutub plussiks. Nii et vasakule poole jäävad siis C1, M1, T2, C2, M2, T2 ja C3, M3, T3 ja paremale poole siis C1, M1, T11, C2, M2, T21 ja C3, M3, T31. Vaadates nüüd seda, mis siin vasakul pool on, me näeme, et kõigis siin vasakule poole jäävates liidetavates on ühine tegur, see T2. Ma saan selle ju sulgude ette tuua. Nii et ma toon siin vasakul pool selle ühise teguri sulgude ette. Ja sulgudesse jääb siis iga liidetava jaoks erisoojuse ja massikorrutis. Parema poolega ma mitte midagi ette võtta ei saa.
see jääb selliseks, nagu ta meil siin on. Ja kuna me otsime teiega ju seda T2 ja see on üks kahest tegurist, üks tegur on küll see pikk murd siin, siis järelikult ma pean avaldist jagama selle suluga. Ja nii saan ma siis avaldise, kus murrujoone peal on iga keha massi, erisoojuse ja algtemperatuuri korrutiste summa. Esimese keha mass, erisoojus, algtemperatuur, teise keha mass, erisoojus, algtemperatuur, kolmanda keha mass, erisoojus, algtemperatuur ja murrujoon all on siis vastavalt kehade masside ja erisoojuste korrutiste summa. Ja nüüd tuleks siis panna kalkulaatorisse numbri tasemele ja arvutada. Ja kui seda teha, siis peaksime saama vastuseks 289 Kelvini kraadi. Ehk siis see on peaaegu 16 Celsiuse kraadi. Ja selle pika jutu lõpetuseks võiks siis öelda niimoodi, et kui sa oled kirja pannud soojusliku tasakaalu avaldise, need kuude avaldised ja delta T-de avaldised, siis võib selle vahepealse teisenduse vahele jätta ja hüppata kohe selle valemi peale ja selle valemi võiksime siis kirjutada endale ka valemite vihikusse, aga märkega, et ma ei tohi seda valemit kasutada mitte otse, vaid ma pean näitama need algvalemid, mis mind selle avaldise juurde toovad.